Ja podcast nimega Pealelöök on eetris oma teise episoodiga ja Ragnar Klavani kõrval on täna Andres Birnbaum, kes on Eesti suurima kosmosetehnoloogia ettevõtte tegevjuht. Tere! Ja ma küsiski võib-olla Andrese käest kõigepealt, enne kui ma Ragnarile sõna annan, et kuidas siis niimoodi juhtus, et Klavani tiimi uusim liige ja juhatuse kandidaat, et mis hetkel see ettepanek tuli ja millise mõtetega see vastu võeti? No ettepanek tuli võib-olla ametlik natuke hiljem, aga Ragnarilt sain siis eelmine aasta kõne, kus ta oli minu tegevust märganud võib-olla mitte nii palju kui kosmosevaldkonnas, vaid vabatahtlikuna jalgpalliklubis Tammeka ning ka Jalgpalliliidu suunal natuke olen teinud koolitusi ja tekkis selline äratundmisrõõm, et meil võiks ühisosa tekkida. Ja alguses ma ei teadnud tegelikult sellest plaanist midagi, et Ragnar plaanib kandideerida aga kui see tuli, et see ei tulnud mulle ka selles mõttes nagu üllatusena, et nendest vestlustest tegelikult tuligi välja selline ambitsioon Ragnari poolt ka ja kuna endal on ambitsioon ka tegelikult sealt jalgpalliklubist Tammeka natukene laiemaks minna tehnoloogiaga, siis see ühisosa mulle sobis väga hästi. No Tammekal on toetajaga hetkel väga vedanud, mis puudutab tehnoloogiat ja innovatsiooni, mis on ühtlasi ka tänase podcasti episoodi teema, aga sellest me jõuame kohe peagi veel lähemalt rääkida, et Ragnar, mis hetkel see otsus selge oli, kas kõik need korrad, kui te olite vestelnud ja aru saanud, et tegelikult Andresel on see huvi, teadmine, kogemus olemas tehnoloogia innovatsiooni alal, oled sa ju ka UEFA Pro-litsentsi treenereid koolitanud ja tegelikult ka Jalgpalliliidu praegusele juhatusele mitmeid kordi pakkunud, et kuulge, räägime tehnoloogiast, innovatsioonist, tekitame infrastruktuuri, tekitame andmebaasi süsteemi, kuidas me saaks jälgida, kus meil need kõige paremad mängijad on, kuidasmoodi, millised mustrid meil korduvad, mis tendentsid on, aga seni vist ei ole vastu võetud seda ettepanekut. Vähemalt sellises seda mahus, saab nagu Andres tehtud on. täpselt rääkida, kas on vastu võetud või ei ole, või mis on tema suhtlus siiamaani olnud Eesti Jalgpalliliiduga. Okay. Aga jah, ma arvan, et minu poolt selline imelik kõne siis Andresele, et tere Andres, et mina olen Ragnar ja ma sooviksin tõsimeeli sinuga siis selle tehnoloogia kasutamisest Eesti jalgpallis rohkemalt rääkida ja ma arvan, esimene kõne oli meil kindlasti üle tunni aja, kus me juba esimeses kõnes siis jõudsime sinnamaal. Ja minu jaoks väga inspireeriv, kui inimene seal, ma ei tea, 10-15 minutit rääkinud ja ütleb, et Ragnar, tulevikusport kuulub põhjamaalastele, aga ainult neile, kes suudavad tehnoloogiat enda kasuks tööle panna. Nii et see oli minu jaoks väga inspireeriv ka mitte jätkata ainult meie vahelist vestlust, aga saada ka aru, mis tegelikult Eesti jalgpalli ja Eesti spordi nagu suund võiks olla. Kuna me siis siin räägime konkreetsemalt Eesti jalgpallist ja Eesti jalgpalli arendamisest läbi siis Jalgpalliliidu juhtimise, mis siis on see katuseorganisatsioon, kes peab selle vastutuse võtma ja näitama ka seda suunda ja teed nendele liikmetele. Ja see on see, siis, millesse ma ise ka isiklikult usun. Kui me selle kiirrongiga kaasa ei lähe, mis siis on see tehnoloogia areng, siis ma ei näe seda järgmist kiirrongi, mille peale meil hüpata on, et inimesi on vähe, meil raharessurss on ka väike, et see on ja see peab olema meie järgmine tiigrihüpe. See kiirrong on tegelikult väga õige väljend, sest kui me esimest korda, see oli vist oktoobris, rääkisime ja kui ma vaatan praegu, kus on tehnoloogia jõudnud, see ongi tegelikult kiirrong, et iga tegelikult minut või sekund, mida me siin kulutame, on tegelikult see rong liigub järjest kiiremini eest ära. Nii et tegelikult on meil nagu viimane aeg üldse tegutsema hakata selles suunas, kui me tahame selles võistluses olla nii-öelda eesrinnas, mitte siis nagu järeljooksid. Et kui mitte nüüd, siis hiljem on hilja, aga me räägime nendest etappidest, mis teil on tegelikult väga detailselt välja planeeritud ja kirja pandud. Mis siis seni on olnud, et kui siin kõlas aus vastus juba nii minu kui Ragnari küsimusele, et mis siis seni on olnud see vastus nendele ettepanekutele, kui sa oled tõesti teinud Jalgpalliliidule, et istume maha, räägime tehnoloogiast, et kui mitte praegu, siis läheb rong eest ära, et mis see praegune suhtumine siis on? Ma arvan, tegelikult probleem ei olegi nagu selles, et kuskil on väga suur nagu vastasseis. Aga Jalgpalliliidul ei olegi strateegilist fookust selles suunas olnud. Ei ole praegu ka. Jalgpalliliidul ei ole eraldi osakonda, kes tegeleks nagu tehnoloogia nagu juurutamisega nagu laialdaselt. Et jah, neid tehnoloogilisi üksikuid asju tehakse, näiteks võtame Varri projekt on ka tegelikult tehnoloogia projekt.
neid tehakse üksikult, aga seda ei tehta nii-öelda struktuursel viisil ja mõtestatult ja tegelikult ei ole seal taga ka konkreetseid inimesi, kes vastutaks nii-öelda konkreetsete tehnoloogiaprojektide eest. Et ma arvan, et see ongi nagu selline struktuurne ja mõnes mõttes ka nagu võib-olla juhtimislik nagu küsimus tervikuna Jalgpalliliidu poolt. Ja mis see struktuuri muudatus, Ragnar, milline oleks see ametikoht, see osakond ja see fookus sinu juhitud Jalgpalliliidus, mille üks juhatuse liikmeid oleks siis Andres, et kuidasmoodi sina näed seda struktuuri sellist nagu sisulist muutust? Ma arvan, et see võib üllatusena tulla praegu, aga Andrese puhul ma näeksin seda nimetuse all tehnoloogia innovatsioon, mille eest siis tema oleks juhatuse liikmena vastutav, et aga jah, see on kindlasti siis järjekordne fookuse seadmine. Et kui me seame fookuse praegusel hetkel, siis eelmises saates rääkisime treeneritest, kes siis on jäänud suure tähelepanuta ja nüüd ka fookuse seadmine siis tehnoloogia innovatsioonile. Mis siis ongi, et innovatsioon ka tekib ainult siis, kui head inimesed tulevad kokku ja nad usuvad millegisse suuremasse ja millegi hea tekkimisse, et tehnoloogiaga meil on riigina siis see kogemus olemas. Me oleme näidanud, et väikse riigina oleme suutelised tegema maailmatasemel asja, mida siis kõik soovivad hiljem kopeerida, siis ma leian, et samamoodi sellise innovatsiooni tekkimine spordi juurde ja eriti jalgpalli juurde, kus siis on ka selline finantsiliselt, kui me räägime tippjalgpallist ja tipp sellisest tehnoloogiast ja finantsiliselt lukratiivne ka seda majanduslikele põhjustel ja ettevõtluses, et nende asjade vahel kõigi vahel see sümbioosi tekitamine on väga tähtis. Meil on need inimesed olemas siin Maarjamaal ja ma arvan, et see võimekus on meil olemas. No sa oled ise tegelikult rääkinud, et ühel hetkel jalgpallurina sa hakkasid oma sooritust nii füüsilist kui vaimselt nagu täpsemini jälgima, täpsemini kaardistama ja need suured välised süsteemid, kust sa tuled, tegelikult ka võimaldasid seda sul tippjalgpallurina teha. Mis on need sellised ja võib-olla see tulevikuvisioon oleks see, et oleks sellist tüüpi jalgpallureid Eestis rohkem, kes ise ennast oskaks analüüsida koos treeneriga, hiljem võib-olla koos vanematega kodus. Et mida see protsess sulle ise õpetas ja miks ma seda küsin, on see, et tegelikult selle tehnoloogilise infrastruktuuri rajamine võimaldaks jalgpalluritel iseenda sooritust jälgida paremini kui praegu põlve otsast telefoniga filmitud treenerivideo võib-olla. Ja ma arvan, et kõige tähtsam on ikkagi hakata ära kaardistama siis, milles see põhiprobleem on, mille pärast siis me ei jõua nende mängijateni, mille pärast need mängijad siis ei jõua maailma lavadele, kui me räägime tippspordist. Aga ma arvan, et see kontekst on palju laiem ja ma arvan, et Andres oskab täpsemalt sellest rääkida, mis selle jaoks on vaja tekitada kõigepealt, et me jõuaksime sinnamaale, et mitte nüüd siis mina või siis Mart Poomid, kes iganes meil on olnud tippjalgpalli jõudnud, need 0,1% jõuaksid sinna maailmalavadele. Aga see kontekst on kindlasti palju laiem. No jah, Ragnar juba ütles, et see 0,1%, et kui me korrutame selle meie rahvaarvuga, siis 0,1% ongi ääretult väike protsent. Ja tehnoloogia on midagi, mille abil me tegelikult selle 0,1 saame suuremaks. Et neid talente leida sealt rohkem ja tegelikult ka neid arendada sihipäraselt ka senimaani, et nad realiseeriksid ennast siis tipptasemel. Aga kui me räägime selle baasinfrastruktuuri rajamisest staadionitele, millest me ikkagi konkreetselt räägime? Kas me räägime millistest süsteemidest? Kas me räägime kaameratest, mingitest mõõdikutest veel? Et mis on see, mida võib-olla hetkel klubi juht kuulab, lapsevanem mängija ise kuulab, et mõtleb, et mulle meeldib see idee iseenesest innovatsiooniga kaasas käia, aga mida see minu konkreetsele kodustaadionile, minu klubi staadionile tähendaks? Mis see visioon on? No Ragnar juba mainis, ja mis ma ise panen ka väljakute ääres tähele, et tegelikult videoanalüüs kui selline, kõik saavad sellest aru, et seda on vaja teha. Et tagasisidet on vaja anda mängijatele, laste vanematele, treeneritele.
ja kasutataksegi praegu erinevaid vahendeid, on need sellised lihtsamad kaamerasüsteemid, mida siis klubid jõuavad soetada, mis on siis sellised kaasaskantavad ja siis on tavalised telefonid, millega tehakse, et ise ka käin poisi võistlusi vaatamas ja näen, et kõik on kasutusele võetud. Aga meie räägime siis statsionaarsest kaamerasüsteemist, mis võiks olla siis igal staadionil. Seda ei pea maha võtma. Seda pilti ei kasuta ainult koduvõistkond, vaid seda pilti saab kasutada ka võõrsil olev võistkond. Ja treenerite jaoks on see nagu tohutu ajavõit tegelikult, selle kaamera ülespanek kukub ära. See süsteem on tegelikult sisuliselt kogu aeg 24/7 laivis, et on võimalik siis peale trenni või koguni trenni ajal minna sinna süsteemi ja vaadata järgi neid momente, mis on selles trennis või mängus olnud. Et see on tegelikult selline loomulik käepikendus treenerile, mis annab talle lisasilmapaari ja ta ei pea selleks kulutama tunde ja tunde, mida treenerid praegu tegelikult teevad, et siis lõigata ja leida neid momente. Ja kuna selline süsteem on juba olemas, siis miks mitte seda laiendada ka siis ka lapsevanematele ja lastele ja muudele osapooltele. Ja nagu Ragnar ütles, et tippu jõudmisel on väga oluline iseennast analüüsida ja sellega me annaksime tegelikult noortele võimaluse juurutada seda käitumismustrit, et iseendast aru saada, iseennast analüüsida. No Island on edukalt kasutamas seda mudelit, Tartu Tammekas te kasutate seda. Mis on sellised nagu ahaa-momendid olnud nii Islandi näitel kui ka Tammeka näitel, et mis kõik võib välja tulla, oleks me seda võib-olla isegi veel varem hakanud tegema? No kõige baasasi ongi tegelikult, mis treenerid on Tammekas tagasisidet andnud, tohutu aja kokkuhoid. Ja kui me rääkisime eelmises podcastis ka nagu treenerite väärtustamisest, jah, raha on üks pool, aga tegelikult me treeneri tööd väärtustame ju sellega, et ta saab keskenduda oma põhitegevusele. Tema põhitegevus on suhelda noortega ja treenida neid jalgpalluriteks, mitte ta ei ole administratiivtöötaja, kes õhtul hilja peab siis mingit videot lõikama tundide kaupa ja selleks kulutama oma väärtuslikku aega. Ja samamoodi see süsteem arendab ka treenerit. Kui me räägime sellest, et tegelikult tehnoloogia nagu läheb nagu suurde jalgpalli, siis see treener tegelikult arendab ka iseennast ja väärindab iseennast, et ta tegelikult tulevikus võib-olla saabki tööpakkumisi kuskilt suurtelt klubidelt, sellepärast et tal on kogemus modernsete tehnoloogiliste vahenditega, mida võib-olla teistes riikides veel ei ole. Ja ma arvan, seal on kindlasti ka selline mõttemalli muutus tuleb meil Eesti jalgpallis siis läbi teha, olles kohtunud väga paljude liikmetega, rääkinud ka väga paljude noortetööjuhtidega, kelle esmane reaktsioon tehnoloogia peale on ei, ma ei saa nii palju nagu juurde vanna, et sellest teil on niigi liiga palju kohustusi, nad ei jõua seda teist ja kolmandat teha, et lihtsalt me peamegi aru saama, et see tehnoloogia aitab meil jõuda sinnamaale, kus siis neil ei ole nii suurt seda vastutust siis selle tehnoloogilise arengu suhtes, et see areng on meeletult suur, see ei ole enam aastaga, ma ei tea, 2010, mina mäletan ka, oli suur mingi VLC playeritest lõigati, need treenerid läksid seal hulluks, sest nad pididki 24/7 olema seal kogu aeg vaatama seda mängu, lõikama siit, seda teist, kleepima neid kuhugi, et mulle väga meeldib see väljend, kuidas sa selle kokku võtad, sellise lihtsalt töömehe ja talumehe mõistusega, sellest, et see tehnoloogiline areng siis tegelikult, mis on toimunud sporttech või tehnoloogia ja jalgpallitehnoloogia maailmas. Siis kruvikeeraja ja akutrelli see näide. Ja ma tõin selle, kui oli tutvustus ka. Ja see nii ongi, et kunagi olid ehitusvennad, kes siis keerasid kipsi seina siis kruvikeerajatega ja nad tõenäoliselt ei olnud väga kiired selles. Aga kui neile anti akutrell, siis võib-olla esimesed päevad nad ei olnudki kiiremad, sellepärast nad ei oskad seda kasutada, aga kui nad said nagu nipi selgeks, et kuidas sellega nagu kiiremini tööd teha, siis nad tööd 10 korda kiiremini. Ja tegelikult on nagu jalgpalli ja tehnoloogia nagu sarnane asi, et neid asju ja momente ja informatsiooni, mida see vaene treener, see on suur plats, seal on hästi palju mängijaid, peab hoomama. Ta ei jõua sellega kõigega tegeleda ja tegelikult see tehnoloogiline pool ongi tema jaoks see abivahend, mis aitab tal seda tööd kiiremini teha ja just keskenduda
asjadele, mis on nagu ka olulised ja mida tehnoloogia jällegi ei asenda, ehk siis suhtlemine, psühholoogiline pool, motiveerimine ja nii edasi. No mis on treenerite suhtumine sellesse ideesse praegu olnud, et sa ju käid mööda Eestit ringi, eks ole, aktiivselt kohtud klubide, treenerite ja teiste jalgpalliga seotud inimestega, et mis see hoiak praegu on uute tehnoloogiliste, kas või sellesama kaamerasüsteemi kasutusele võtmise osas, et tegelikult ollakse ju ka positiivselt meelestatud, et väga suur hulk treenerid Eestis on ikkagi noored inimesed, kes mõistavad selle vajadust ja ka ilmselt kõik seda ka ei pelga. Kohe kindlasti mitte, ma arvan, kui rääkida tehnoloogiast, siis ma arvan, siin keskkonnas, Eesti keskkonnas elavad inimesed saavad väga hästi aru, mis siis on tehnoloogia ärakasutamine ja ka igapäevaelu lihtsamaks, paremaks muutmise fenomen, selles ei olegi probleem. Kindlasti probleem tekib selles, et nad ei ole praeguseks hetkeks aru saanud, kui palju edasi on arenenud siis see sporditehnoloogia või siis praeguse näite juures kaamerasüsteemid, mis siis on juba suutelised tehisintellekti ära kasutav niimoodi, et ta lõigub need pildid välja nii sinu kui treeneri jaoks, nii mängija jaoks kui ka lapsevanema jaoks. Need on kõik võimalikud juba praegusel hetkel. Võib-olla kõige suurem hirmukoht siis ka, kuna treenerid panevadki ennast siis sinna klubimajandamise sektorisse, et seda baasinvesteeringut me ei ole suutelised nagu ise tegema ja sellepärast me teemegi. Meil on siin üks selle süsteemi kaamera, siin teise oma, sest selle me saime Black Friday diiliga, saime 60% odavalt ja selle me saime sealt, et sellised ühtselt süsteemi loomine ongi väga keeruline ja ma arvan, siin tulebki mängu nüüd Jalgpalliliidu tähtsus, see roll enda õlgadele võtta. Te olete arvutusi tegelikult teinud ka, et umbkaudu 60 staadioni varustamine selliste kaamerasüsteemidega, mis oleksid ühtsed. Mis see suurusjärk on? Kas teil on konkreetne number, on teil suurusjärk või mingi võrdlus, et me saaks üldse proportsioonidest aru, kui suurtest väljaminekutest me potentsiaalselt räägime ja võib-olla kummutada ka seda müüti, et tegemist on tohutu kalli asjaga? No tegelikult on, me räägime tehnoloogia nagu metsikust arengust, kõik läheb nagu kiiremaks ja rohkem andmeid suudame töötleda, et selle juures me tegelikult näeme teist trendi ka, tehnoloogia läheb järjest odavamaks. Et kui me olimegi need VLC ajastus, nagu, siis tõenäoliselt tehnoloogia oligi nagu hästi kallis, aga see järjest läheb taskukohasemaks, kättesaadavamaks. Me oleme teinud arvutusi 60 staadioni peale, numbreid välja toomata, me võime öelda, et selle süsteemi maksumus on kordades väiksem kui näiteks ühe nagu halli ehitamine. Et me räägime ikkagi olulistest suurusjärkudest, madalamatest investeeringuteks kui ütleme betooni ja sellesse infrastruktuuri. Et siis ongi nagu meil küsimuse koht et kas me veel jätkuvalt vajame väga palju nagu betooni investeerida või me tegelikult vajame ka tehnoloogilist investeeringut, et olla konkurentsivõimelised. Ja minu statement on alati nagu olnud see, et tegelikult ka tehnoloogiline infrastruktuur on jalgpalli infrastruktuuri lahutamatu osa. Et me tegelikult peame juba mõtlema ka betooni arendamisele, et kuidas me selle tehnoloogilise infrastruktuuri sinna sisse paneme, et hiljem ei oleks seda keeruline sisse tuua. Ma toon hea näite Tammekast, me panime selle kaamerasüsteemi sinna Sepa staadionile üles ja kui me oleks seda teadnud, siis me oleks võib-olla valgustusposti meetri võrra ka kaugemal pannud. Ja nüüd on väga raske seda meetrit liigutada, see on meeletult kallis. Aga seal ongi erinevad asju, et sinna tuli see varresüsteem ka, et sinna on vaja kiire internet tuua, kõik, mis on tegelikult sellele taristule oluliselt ja vajalikud. Aga jah, tulles tagasi küsimuse juurde, siis tehnoloogia hind langeb pidevalt ja muutub kättesaadavamaks, küll mitte nii kättesaadavaks, et väiksed klubid seda suudaksid teha. Aga kui kõik koos, siis tõenäoliselt on võimalik saada väga hea hind teenuse pakkujalt. Ja samamoodi seal näitena oli Island. Island on selle sõidu ja käigu läbi käinud ja on seda koos teinud ja see efekt, nagu me teame ka sportlikult, on siis ennast ära tasunud. Jah, see ei ole ainult olnud see kaamerate või tehnoloogia põhjus, seal on teisi põhjuseid veel, aga see on üks suur osa sellest. Nad tegid seda kõik koos. Jalgpalliliidul on väga hea ülevaade, siis nii-öelda see hardware on sama, koolitused on samad, kõik mõistavad, saavad aru sellest keelest ja sinna peale nüüd hakata ehitama
talendi otsingu, talendi haldamissüsteeme, kõik need asjad tulevad sinna juurde, et see kaamerate süsteem on üks osa, see on see hardware, millel siis Jalgpalliliit peab appi tulema praegusel hetkel, et tuleks need lahendused, tuleks need võimalused klubidele, et me hakkaksime kasu saama. Meil on vaja seda benchmarki vaja kätte saada tegelikult, kus maal me oleme. Praegu me kõik liigume siin sellise kõhutunde järgi, et no meil on päris kiired poisid selles vanuses, nüüd jäime järsku aeglaseks. Siin on tehnilised, nüüd enam ei ole tehnilised. See on selline kõhutunne, me vaatame silmaga, aga tegelikult ka aru saada need testid, see benchmark on vaja kätte saada, see tuleb ka läbi sellise hardware tehnoloogilise kaamerasüsteemiga, kus siis Jalgpalliliit peab suure vastuse võtma. Ma lisan siia veel juurde, et tegelikult selle kaamerasüsteemi ja talendihaldussüsteemi puhul me räägime baasvundamendist, kui me toome võrdluse taristuga, see on nagu vundament. Et kui me räägime nagu tehisintellektist ja kõigist nendest lahendust, mida me tahame nagu tulevikus kasutada, me ei saa seda ehitada praeguse süsteemi peale. Praegune süsteem on selline, et igaüks nokitseb oma ette kuskil nurgas, kellel on Google Drive'is midagi, kellel on mingisugune kaamera, kellel on telefon, nagu see informatsioon on mingi täiesti hoomamatu, täiesti laiali ja täiesti kontrollimatu. Et kui me tahame tegelikult rakendada Eesti jalgpalli DNA-d ja kontrollida, et kuidas rakendub erinevates Eestimaa nurkades, siis meil on vaja seda baasinfrastruktuuri sinna alla, et sinna peale hakata midagi ehitama. Ja see on üks meie programmi üks esimese asju, mida me siis tehnoloogia innovatsiooni puhul tahame saavutada, et meil tekiks tehniline taristu. Aga räägime siis sellest software'ist ka selle hardware'i kõrval, et oletame, et nüüd meil on see pilt kokku kogutud, eks ole, mis on tegelikult need võimalused täna, mille põhjal me saame teha neid järeldusi, mida me tahame teha, ehk siis leida need parimad mängijad teatud vanusastmest kiiremini, kui me nad praegu leiame ja märgata mingisuguseid laiemaid mustreid. No mustrite peal põhinebki väga palju tööstusharusid praegu. Ma ei tea, toon lihtsa näite, et sa lähed kuskile süsteemi ja sulle soovitatakse, milliste restorani sa võiksid minna ja mida sa võiksid tahta, et kõik see toimub ju tegelikult andmete baasil. Et sinu käitumismustrist loetakse välja, et sulle võiksid sobida need asjad. Ja me keerame vastupidi jalgpallimaailma, siis tegelikult me tahame teistpidi saada mustreid, et milline poiss, ma ei tea, 13-aastasena võiks olla Haaland tulevikus. See on ka võib-olla siuke väga idealistlik näide, aga tegelikult sinna poole pürgime, et tegelikult aru saada, et kus need talendid on, mis on nende performance hetkel, mis see võiks olla tulevikus, kui me rakendame mingi sarnaseid treeningmetoodikaid nende peal. Et tegelikult kogu see andmeanalüüsi maailm on läinud ka abstraktsemaks, me ei anna lihtsalt käsku, et leia sellise jalanumbri ja sellise peakujuga, vaid tegelikult süsteemid ise on ise õppivad juba ja suudavad adapteeruda siis võib-olla ka meie sellisele sisendile, et mida me sealt täpselt teada tahame. Ja see olekski tegelikult siis mitte klubide ülesanne, vaid just Jalgpalliliidu ülesanne, kes seda andmestikku siis kasutaks selleks, et leida sealt talenti, aga veelgi enam tegelikult kohandada seda jalgpalli DNA-d ka pidevalt. See on ju pidevas muutumis. Me ei saa öelda, et nii paneme paika, et see on nüüd 30 aasta pärast see lõpp-punkt, nii ei ole. Ja just ma tuleks sinna tagasi, see DNA, see on meeletult tähtis eelmises episoodis ja teistel teemadel ma olen ka rääkinud. Kui me seda enda jaoks paika ei pane, siis on meil võime neid andmeid koguma jäädagi, selles suhtes võime aasta-2, selles suhtes kogume tohutult, aga kui me ei tea, mida me sealt otsima hakkame, selles suhtes seda lehtrit, millesse me andmeid hakkame koondama ja mis meie jaoks vajalik informatsioon sealt välja tuleb, siis see on ka mõtet tegev, siis võime samamoodi, et me selle tehnoloogiaga ei tegele, sest me päeva lõpuks ei saagi seda informatsiooni kätte, mida me soovime ja nagu Andres ka mainis, see DNA või see mängija DNA on ka liikuvuses, aga senikaua, kui meil ei ole seda enda jaoks paika pandud, milliseid mängijad me järgmise 10 aasta jooksul soovime Eesti jalgpallis saada või treenereid sinna minnes nüüd sammu võrraga edasi, siis on raske ka seda tehnoloogiat enda jaoks tööle panna.
Me proovisime Andresega defineerida seda jalgpalluri DNA-d eelmisel nädalal, kui me natuke nõu pidasime sel teemal ja ma tahaks, Ragnar, et sina seda teeksid, aga ma arvan, kuhu me jõudsime, on see, et see on mingisugune selline hoiak ja mentaliteet, mingi selline suhtumine, soov olla parem, soov mitte karta kas või nende samade iseenda analüüsimist, andmetega töötamist, mingisugune selline tuleviku jalgpallur või selline mingisugune ideaal jalgpallur, et kuidas ise defineeriks, mis see jalgpalluri DNA on, mis siin kõlab juba nii mitut korda? Ja võib-olla selles suhtes see DNA on ka väga selline tehniline, otsime siin DNA-d ja hakkame seda muutma siin kromosoome ja asju, selles suhtes see ei ole, aga mis siis muudab, nüüd kui me räägime tippjalgpalli, siis jõudvatest mängijatest, seal on kesktasemel mängijate vahe on füüsiline, keskpärasest tippu on vaimne ehk sinu kognitiivne võimekus, kuidas sa suudad neid asju analüüsida, kui kiiresti, kui palju infot sa omaks võtad, kui palju siis sa filtreerid läbi selle ja sinu jaoks vajaliku info siis outputina välja lased. See on erinevus ja tehnoloogia kasutusele võtmisega ja selle näitena, mis Andres ka mainis ja ta saab ka võib-olla täpsemalt sellest rääkida, ongi, et tekitada mängijatesse eneseanalüüs võimalikult kiiresti, see iseõppimise efekt, et mina siis mängisin poisikesena enda magamistoas, enne kui magama jäin, selles suhtes peas läbi seda videolinti, kus siis nagu järjest paremaks läks ja analüüsin, suutsin seda mängu järjest kiiremaks teha, aju meil on ikkagi kõige võimsam aparaat, aga seda on mõnikord vaja siis suunata selle poole, et ta hakkaks võimsalt toimima ja selles kontekstis ma näen ka selle tehnoloogia võimekuses siis nendel noormängijatel on, kui me maja ehitame, siis seal küljes on tellingud, aga mida kiiremini need tellingud me saame küljest ära võtta, mida kiiremini nad ise seisvamaks saavad, hakkavad selles mõttemaailmas liikuma olema, seda suurem tõenäosus neil on tippu jõuda. Et kui ma alustasin vestlust, et see 0, mis iganes protsent tippjalgpalli jõudvatest, siis meie ka kui jalgpalliliidu eesmärk on selle 0% suurendamine ja nende talentide üles otsimine esiteks ja ka nende võimendamine. Ja ma tahtsin lisada seda, et Eesti Vabariigi president ju algatas ju programmi, kus Eesti koolidesse tuua sisse tehisintellekt õppevahendina. Ja tegelikult me vaatleme ju jalgpalli ka kui õppimist. See on õppeprotsess jah, ta küll toimub väljaku peal, millel on valged triibud ja roheline muru. Lõbusamas formaadis, aga ikkagi see on mustrid ja õppimine. Aga jalgpall on ülimalt keeruline mäng, et mis Ragnar välja tõi just see kognitiivne pool, mis tähendab seda, et me peame ka jalgpalli tooma kaasaegsed õppevahendid. Ja kaasaegsed õppevahendid on ikkagi edasi liikunud nii praegu siis koolidesse, aga tegelikult ka jalgpalli haridussüsteemis tegelikult tuleb nüüd järgmine hüpe teha tehnoloogia suunas, et tegelikult tehnoloogia üks suur roll ongi tegelikult aidata inimestel omandada kiiremini uusi oskusi. Me teame, et on erinevad keeleõppeprogramme, kus inimesed õpivad oluliselt kiiremini erinevate äppide abil. Tegelikult jalgpall on järgmine koht, kus tekib ka tõenäoliselt väga palju sellist innovatsiooni just jalgpalli õpetamise osas. Ma kujutan ette, et üks küsimus, mis võib olla kuulajate, vaatajate, klubijuhtide, treenerite peas hetkel võib tekkida, on see, et kes neid andmeid talletab, kuidas neid talletatakse, kas mina kui klubi omanik, juht, treener, lapsevanem, mängija pean hakkama kirjutama oma andmete kasutamise paberile alla ja mis saab sellises olukorras, kui tõesti tiim mängib võõrsil, see pilt salvestatakse, kuidas ma saan kindel olla selles, et neid andmeid pärast ei analüüsi minu konkurent ja vastupidi, et kus need andmed elavad? Ma tegelikult alustaks tänasest päevast, et ma näen, et üks selle süsteemi kõrvalprodukt, et jalgpalliliit ei ole loonud sellist keskset süsteemi, on see, et kõik tegutsevadki omaette. Nagu enne mainitud Google Sheetid ja Google Docsid ja kõik on kasutusele võetud. Ja tegelikult ma näen, et see probleem eksisteerib praegu, kus need andmed on erinevates kohtades laiali ja tegelikult
tõenäoliselt ei jälgitagi päris mitmetes kohtades sellist nii-öelda andmekaitse tavasid ja muid asju ka nagu ja ma ei pane seda kellegile pahaks. Igaüks teebki tegelikult oma äranägemise järgi ja et saavutada siis oma klubi nagu tasandil tulemus. Ja seoses nende süsteemide arendamisega siis tegelikult ongi Jalgpalliliidu üks ülesanne viia kogu see andmete kogumine, töötlemine ja haldamine siis vastavusse Eesti Vabariigi seaduste ja andmekaitse ja kõige muuga. Et see on ka tegelikult ülesanne, mille peab võtma nagu Jalgpalliliit nii-öelda, et klubi juhid peaks tegelema selliste asjadega. See raamistiku loomine samamoodi Jalgpalliliidu poolt väga tähtis sellel teemal eriti, et meil on kindel raamistik ja praegusel hetkel ongi. Keegi käib seda filmimas enda, ma ei tea, telefoniga, siis ma ei tea, mis ta sellega üldse peale hakkab, kuhu ta selle üles laeb. Üks on see andmekaitse, mis on nagu väga tähtis, teistpidi meil läheb nii palju siis seda datat ja andmeid kaduma tegelikult, mida meil oleks vajagi läbi analüüsida, et see on väga tähtis, et me võimalikult kiiresti siis sellise raamistiku loome, ühtse raamistiku ja selles saame opereerima hakata. Et ei juhtuks lõpuks nii, et kellegi arenguvestluse dokument on kusagil Google'is vabalt alla laetav. Ja, mis võib praegu vabalt olla, aga kindlasti on see turvavõrk, mis meil on vaja luua ka kõigi osapoolte jaoks, lapsevanemate ja laste jaoks, et kaitsta tegelikult teiselt poolt siis nende privaatsust. Kuulge, selles mõttes see ei ole ju tegelikult, ütleme, selle sammu astumine ei ole nagu raketiteadus ja ma arvan, et iga inimene, kes elab universumis aastal 2025, küsib tõesti, et miks seda juba tehtud ei ole. Ma tean, me korra puudutasime seda enne, aga ikkagi, et tegemist on elementaarse asjaga spordis ja tegelikult siin kui see olukord tõesti täna on selline, et ei ole seda ühtset süsteemi, pole ühtset struktuuri, pole sellist osakondagi võib-olla juhatuse tasandil, et kõik on selline nii-öelda projektipõhine, siis tegelikult on ju ikkagi põhjust nagu kriitikaks, et võib-olla, ma saan aru, võib-olla ei taha, ei soovi vastast kandidaati kritiseerida, aga ikkagi tegelikult nii ju edasi ei saa, et ükskõik kes seda rolli hetkel enda kanda sooviks võtta, et siin ei ole ju küsimustki, et need muudatused tuleb sisse viia, et kuidas me ikkagi täna oleme olukorras, kus see on nagu niivõrd palju maha jäänud. Ja ma arvan, see põhjus siis minul endal isiklikult see teekond ettevõtte oligi, et ma tõesti näen, et meil on potentsiaali rohkemaks ja üks suur osa sellest potentsiaali mitte väljendumisest on ka läbi tehnoloogia, et see ei ole samamoodi fookuses, sinna ei ole rõhuasetust pandud ja kui rõhuasetust ei ole sinna pandud, siis ongi väga raske, et seal mingisugune innovatsioon oleks tekkimas. Selle võtab nii ilmekalt kokku minu arust siis EFA Tartu Kalevis olev meesterahvas, kes siis tegelikult tehnoloogilise innovatsiooniga tegeleb seal oma angaaris, kus linnaosas nad... Raadil vist. Ja, Ermi juures ja siis ta on suhtluses sellise tippklubiga nagu Serie A Atalantaga, kus siis ta räägib, mida ta hakkab lahendama. Atalanta Serie A klubi ütleb, et vau, vägev, kui sa selle ära lahendad, siis see potentsiaal on meeletu. Ja siis küsisin, et kas ta on sellest siis Jalgpalliliiduga rääkinud, kellega ta on, ja siis ta ütles, et siin paari inimesega suhtlesin Jalgpalliliidust, aga pigem nad olid skeptilised ja ütlesid, et nad ei näe sellel nagu tulevikku. Et sa mõtledki, et meil on tegelikult inimesed olemas, kes mõistavad, neil ongi seda võimendamist, võimestust vaja natuke tuult tiibadesse, seda rõõmsameelsust siis süstida neisse, et tegelikult te teate, mida te teete ja siis ka see innovatsioon, tehnoloogiline innovatsioon on kindlasti kärme tekkima meil siin siis selles piirkonnas. Ma lisakski siia juurde, et ma siiski olen nagu optimistlik, et maailmas ei ole teised riigid kõik sel tasemel, millest praegu siin räägime ja unistame. Millega me kogu aeg võrdleme iseennast, on ju meie enda riik, kus on väga loomulik, et kõik ongi digitaalne ja kõik asjad juhtuvadki kuidagi loomulikult digitaalsel viisil. Aga miski pärast nagu Eesti jalgpall, kui ma nimetan seda ka tööstuseks, on jäänud digitaliseerimata, et kui Eestis digitaliseeritakse ülejäänud tööstus, siis jalgpallitööstus miski pärast on aladigitaliseeritud. Ja
mina ei ole Jalgpalliliidu juhatuses olnud, et ma ei oska nagu täpselt öelda, et miks see nagu nii juhtunud on, aga fakt on, et me oleme nagu võrreldes ülejäänud Eestiga kuidagi natuke nagu kivi ajas. Ja noh, eks see olegi, nagu ma enne mainisin, see rõhukohad ja praegusel hetkel ka Jalgpalliliidu vastus, et selle innovatsiooni ja tehnoloogiaga on tegeletud, siis on see erissüsteem, mis on väga hea süsteem, aga see ei ole siis ka see sportlik innovatsioon, mis siis meie mängijad viib järgmisele tasemele. Et selles on meil kõvasti veel samme teha, et parandada seda võimekust ja ma ütlen, et samamoodi siis jõuame sinna treenerite jaoks või eelmine episood oli siis treenerite väärtustamine ja mis siis praegusel hetkel see treeneri Eesti noore treeneri või Eesti treeneri üldse unistus on selles suhtes, meil on väga vähesed treenerid üldse välismaale jõudnud. Nad ei ole üldse atraktiivsed teistel turgudel ja tegelikult samamoodi see unistus, selle noore treeneri unistus peaks olema, et jah, ma olen välismaal atraktiivne, aga aru saama, kus see atraktiivsus tuleb, siis saab tulla läbi tehnoloogia selles suhtes. Ta on võimekas, pädev, tehnoloogiat ära kasutama, ta saab sellest aru ja sellest tekibki see nõudlus tema jaoks. Ja kui sul tekib töökohti juurde ja ka hästi tasustatavaid töökohti väljaspool Eestis, siis tulevad need talendid ka nende treenerite juurde ja niimoodi see siis keskkond puhkeb õitsele. Et see on kindlasti üks asi, mis me peame enda treenerite DNA-ks muutma. Ma tegelikult tooks ka nagu vastupidise näite, et Eestisse tuleb ka ju mängijaid teistest riikidest siia klubidesse mängima, nagu, et miski pärast ei tule siia väga palju nagu noori. Noh, kõik tahavad akadeemiatesse minna kuskile nagu mujale. Aga kui Eestil oleks nagu ette näidata, et meil on kõige kaasaegsem nagu digitaalne taristu, millega antakse nagu jalgpalliharidust, siis tegelikult muutub Eestiga nagu vastupidi atraktiivseks, et siia tahetaksegi tulla siia klubidesse mängima, mis tekitab järjekordse nagu lumepalli efekti, et need andekad mängijad, kes siia tulevad, need tõstavadki tegelikult kogu nagu süsteemi taset. Et ma arvan, et ta käib nagu mõlemat pidi. Ja samamoodi need treenerid ja ütleme nii, et Euroopa asukohana, liigana, siis ka need maailmas on ka väga palju häid tipptreenerid, kes siis võib-olla enda riikides ei pääse kohe sinna põllu peale, siis see võib ka olla hea vahetab Eesti turg siis samamoodi, aga sellel põhjusel, et nad õpivad selgeks väga väärtusliku asja siis tehnoloogia ära kasutamise, sellepärast infrastruktuur on loodud siin, seda võimendatakse ja see raamistik luuakse läbi Jalgpalliliidu, see on nagu tähtis. No me Islandit siin korraks mainisime, kas te olete vaadanud ka Euroopa ja maailma kontekstis, et kus me tegelikult seal konkurentsis asume oma tehnoloogia nii-öelda astmega praegu, et mõned riigid kasutavad seda meist edukamalt, aga kui see võtta nüüd, ma ei tea, kasutusele, ütleme ülejärgmise juhatuse tsükli jooksul, kui suure edumaa me saaks saavutada, kui realiseeritav see selline plaan on, et kui nüüd varsti hakkame pihta, et siis tõesti need asjad realiseeruvadki, mida te räägite? No ma ütleks seda, et siin on mainitud nagu Eesti riiki kui tervikut, et meil on väga nagu digitaalne riik, nagu, et ma arvan, et see on see koht, nagu, kus on nagu meie eelis. Et me oleme seda tehnoloogiat juurutanud kõigis teistes valdkondades välja arvatud jalgpallis. Nagu. Et me suudame seda kopeerida iseendale. Teistel riikidel, kes ei ole ka nagu jalgpallis väga nagu tehnoloogilised, on tõenäoliselt seda nagu keerulisem teha, sest nende taustsüsteem võib-olla ei toeta seda. Praeguses hetkes ma arvan, et meie jalgpalli tehnoloogiline tase on kindlasti alla keskmise. No, see võib küll karmilt kõlada, aga maailmas on palju suuremaid klubisid, kes on tegelikult individuaalselt väljaspool siis jalgpalliliitu suutnud investeerida sellistesse kaamerasüsteemidesse, andmeanalüütikasse ja nii edasi. Nagu. Et nagu ma ennist ütlesin, et ükski Eesti klubi üksinda ei kannata seda võidujooksu välja. Ja sellepärast on vaja teha seda jalgpalliliidu tasemel. Ja Island on selles mõttes nagu hea näide, kes võttiski kõik kokku ja tegid ära ja tõusid ka tegelikult nagu FIFA edadamiseks. Ma arvan, et Eestil mõnes mõttes on ka see eelis, mis on Islandil, on see, et me oleme võrdlemisi väike riik ja igasuguseid reforme teha selles mõttes on natuke hõlpsam, kui korjata kokku, ma ei tea,
10 miljonit harrastajat ja hakata ütlema, et nüüd hakkame mingi asjaga pihta? No mina ütleks seda, et Eesti riik on ju erinevate edetabelite tipus ju oma digitaliseerituse poole pealt ja ma ei näe nagu põhjust, kui me tõesti prioriseerime tehnoloogia ja tehnoloogia arengu Eesti jalgpallis, miks me ei võiks ka olla seal nagu top 10 nii-öelda just tehnoloogilise vaatepunkti poolt. Kas Eesti Jalgpalliliit on mõnes mõttes, arvestades seda hetkeolukorda, kas ta on ka nii-öelda nagu rahalises mõttes abikõlbulik organisatsioon taotlemaks mingisuguseid toetusi, et oma tööd digitaliseerida? Ja loomulikult, nagu mainitud, et jalgpall on mõnes mõttes nagu tööstusharu, et kas või Eestis EIS jagab ju tööstuse digitaliseerimiseks toetusi nagu, et ma ei tea, kas Jalgpalliliidus on kellegi kunagi pähe tulnud, et me võiks ka nagu jalgpallisüsteemi digitaliseerida. Noh, see on lihtsalt nagu avatud mõtlemine. Aga neid erinevaid kohti ja fonde, kus siis oodatakse nii-öelda uusi nagu ideid, mida siis nagu juurutada, et lihtsalt meenutagu, et Eesti digiriik ei ole ehitatud Eesti raha eest. See on Euroopa rahade eest ehitatud nii-öelda nagu näidiseks teistele nii-öelda, et milline võiks nagu täis digitaliseeritud riik olla. Ma arvan, et samamoodi nagu jalgpalliringkondades ja sellest natuke laiemalt me võiksime leida erinevaid rahastusvõimalusi, koostöövõimalusi, et kuidas seda unistust nagu realiseerida sellisel kompaktsel tasandil, mida siis võib-olla kunagi kopeerida kuskile mujale. Ja ma arvan, et tänapäeva kõige suurem tähtsam valuuta on andmed ja data. Sellest see ei ole ainult spordimaailmas, aga nüüd tulles ka spordimaailma juurde, siis mulle väga meeldib ka see näide, mis siis oli Tammeka puhul, et senikaua kui neil ei olnud läbi siis selle Speedia kaamerasüsteemi seda andmed või datat, millega turul atraktiivne olla, siis ei olnud väga suurt huvi välismaalt, et saame kokku ja räägime ja arutame ja peale seda, kui mingisugune andmekogum oli tekkinud Tammekale, siis oli palju lihtsam alustada suhtlust Rootsi klubiga, kes ütles, et okei, meil on see data ja teil on see, et see on nagu minu jaoks väga järjekordne ilmestav näide meil enda siis siit väiksest jalgpallimaastikult minnes siis sinna suurde jalgpallimaastikku. No täpselt hea, et ma arvan, et see võiks olla klubidele üksikuna väga atraktiivne, et kui näidata ennast nii-öelda eesrindliku ja innovatiivsena, siis tegelikult sa ei ole nagu enam nobody, et sinuga tegelikult tahetakse rääkida ja dialoogi pidada ja võib-olla see jõuabki nii-öelda sellest tehnoloogia jutust kaugemale, et ma ei tea, saadame üksteise noori üksteise turniiridele ja nii edasi, et sealt võib kooruda laiem koostöö, aga see ongi nii-öelda selline võib-olla hea pick-up line nagu tulevikus ka Eesti jalgpallile tervikuna ja ka tegelikult ka nagu klubile nagu üksikuna, et nähakse, et okei, need on Eestist, neil on nii-öelda see tehnoloogia kvaliteedi märk nii-öelda nendega mõtet rääkida. Ja veel siis selles kontekstis, et Jalgpalliliidu selline labor, et ma just lugesin, oli pikk artikkel oli, kus Saksa Jalgpalliliit alustas või ta tegi juba selle mingi esimese selle perioodi Moldova jalgpalliliiduga läbi siis Saksa ja Moldova jalgpalliliidu pluss siis ka läbi valitsuste tasandite, et kus siis Saksa jalgpalliliit ja Saksa jalgpalliliit on siis, ütleme niimoodi, kõige kõrgem tase, kus siis on tagatud, et seal nad teavad, mis nad teevad, sest sakslased on väga, siis kui neil midagi halvasti läheb, siis nad lähevad reisivad üle maailma, toovad kogu selle data ja andmed tagasi, korjavad kokku ja teevad õiged järeldused ja siis teevad uue süsteemi sinna ümber. Et see võimekus on olemas ja me muutume atraktiivseks ainult siis, kui meil on ka midagi neile vastu pakkuda, sellest suhtes ka praegusel hetkel siis selle tehnoloogilise infrastruktuuri, et sellest, kui me seda ära ei lahenda, seda kvaliteetset andmeid, datat me ei oma, siis me ei ole ka atraktiivsed teiste jaoks, et sellest miks peaks isegi Saksa Jalgpalliliit tulema eksperimenteerima on võib-olla halb sõna, aga labor on ka selles suhtes katsetamine erinevate asjadega, suundadega, kus siis meil on võimalik leida seda rahastust ja me saame ka pakkuda neile valideeritud andmeid, mitte ainult kõhutunnet, et see on kindlasti väga-väga suur väärtus, mida me ei ole ära kasutanud. Päris hea on see paralleel DNA-ga just, et teatavasti Eestis on ju üks eesrindlikumaid geenifonde maailma mastaabis. Ja
see ongi tegelikult saanud atraktiivseks mitte ainult Eesti teadlastele, vaid ka teistele teadlastele kasutada seda andmebaasi ära, ma ei tea, uute haiguste avastamisel ja mustrite nii-öelda leidmisel. Mõnes mõttes on selle jalgpalliga samamoodi, et kui meil on olemas nii-öelda kõike hõlmav nii-öelda andmestik, nagu siis see tekitab nagu suurt huvi nii-öelda ettevõtetes, organisatsioonides, teadusasutustes sellega midagi peale hakata. Ja miks mitte jagada seda andmekogumit tegelikult ka Eesti enda teadlastega ja vaadata, mis võib-olla Tartu Ülikoolis sealt veel välja nopitakse. Kindlasti ja siis võtta juurde see üks võib-olla finantsrahastuse suund on see ettevõtlus ja kui vaadata tänapäeva, ma jään nüüd muidugi oleks pidanud selle numbri välja guugeldama, aga millised 100 miljardid sporttech maailmas liiguvad ja vaadates siin ümberringi olevaid riike siin Põhjamaades, kes siis on tugevalt saavad kasu sellest, sest nad on olnud sellel suunal innovatiivsed, siis see võimekus juurde panna ja nagu enne me mainisime, siis teistes valdkondades me oleme tehnoloogiliselt väga arenenud riik ja siis, kui me tuleme jalgpalli juurde, siis seda me kahjuks ei ole ja jalgpall ka mõnes mõttes spordi jaoks peab olema see suunanäitaja, seepärast, et jalgpallil on ka suurem väljund siis väljaspool Eestit, kas see on ka finantsiline või siis ka see järgmise taseme leidmisel sportlikult. Ja mainides siia veel koostööd, et jalgpall on Eestis kõige suurema harrastajate hulgaga spordiala ja kui me räägime sellisest andmetel põhinevast süsteemist, siis tegelikult kui me vaatame ka teiste spordialade otsa, ega nad väga palju paremas seisus ei ole. Et tegelikult on üks koht, kus me näeme koostööd, et me räägime ka multispordist. Et jah, meil on selle jalgpalluri kohta olemas pilt, mida ta jalgpalliväljakul teeb, aga minu enda poja näitel ta käib ka kergejõustikus ja ta käib ka ujumas. Ja tegelikult mitte ükski treener ei tea, mis ta sooritused on mingis muus kohas nagu. Aga tegelikult selle noorsportlase kõike hõlmava andmestiku jaoks on tegelikult vaja vaadata kõiki spordialasid, millega ta tegeleb, erinevaid meditsiiniandmeid ja teste ja lõpuks veel õpitulemused ka veel sinna otsa, et saada aru, et mis tema potentsiaal on. Nii et tegelikult ma näen potentsiaali isegi laiemalt kui isegi jalgpall. Et kindlasti meie märksõnaks on koostöö ja me tahaksime tegelikult koostööd teha ka teiste alaliitudega selles osas. Sest tegelikult see mudel ju meditsiini tasandil, näiteks see XT mudel vist on selle nimetuseks ole, kus need andmed on siis kõikidele osapooltele, ma ei tea, antud juhul arstidele kätte saadavad, et see mudel iseenesest on olemas, eks ole. Aga mida võib-olla öelda inimestele, kelle jaoks see teema on ikkagi veel mõnevõrra uus ja mõnevõrra kaasnevad ka sellega võib-olla mingisugused hirmud selle ees, et andmete lekkimisest, vahetamisest, ostust, müügist räägitakse kõikides muudes valdkondades väljaspool sporti, eriti praegu nagu suurkorporatsioonide ja sotsiaalmeedia ajastul niivõrd palju, et on tekkinud see tunnetus, et see ei ole ikkagi lõpuni turvaline, et kui mu andmed kusagil on, keegi neid kogub, talletab ja siis nendega mingisuguseid vigureid lõpuks teeb. Kuidas neid hirme maha võtta, et see sellest saadav kasu on ikkagi maksimaalne ja kahju siis minimaalne, kui mitte nullilähedane, et inimesele, kelle jaoks see kõik ei ole niivõrd enesest mõistetav võib-olla hetkel? No jah, selles mõttes, et see on võib-olla need hirme kohe maha ei võta, et kui ma ütlen, et tegelikult need andmed on niikuinii juba olemas. Et toon näite arenguvestluse dokumendid. Need on kuskil klubidel. Meditsiiniandmed, need on ka kuskil juba olemas. Mänge juba filmitakse, need andmed on ka olemas. Et tegelikult see ongi juba laiali läinud mõnes mõttes ja ongi mõnes mõttes kontrollimatu. Et kes neid andmeid konkreetselt haldab, kes sinna ligi pääseb nendele andmetele. Et seda kontrolli ei ole. Et jalgpalliliidu üks ülesandeid ongi need hirmud võtta maha sellega, et see süsteem siis annab ligipääsu igale ühele nii palju, kui tal on vaja. Et see sama treeneri näide, et kui ta läheb võõrsil mängule, siis ta näeb ainult konkreetselt seda võõrsil mängu, kus mängis tema tiim, mitte mingeid muid mänge, mis on seal samal väljakul tehtud. Kui temal on hallata treenerina grupp noori, siis tema näeb ainult neid andmeid, mis on tema grupis, mitte laiemalt klubis teisi gruppe ka . Ja samamoodi on kõigi teiste osapooltega, et me paneme paika väga
konkreetse õiguste süsteemi, et kes mida näeb ja kes mida teha saab ja samamoodi jalgpalliliit ei näe kõiki andmeid isikustatud, vaid näeb natuke anonüümiseerituna, et millel ei ole tal tegelikult vajadus oma ülesannetest lähtuvalt tegelikult ligi pääseda. Et see on tavapärane praktika meditsiinis, Eestis siseministeeriumis või mingis teises ametkonnas, et tegelikult me sama põhimõtteid tegelikult rakendame siin, sest me tegeleme ju tegelikult isikuandmete töötlemisega. Ja praegune erisesüsteem seda juba teeb, kuigi seal ei ole nagu väga palju andmeid, et ma näen seal oma poisi sünnikuupäeva ja litsentsi kehtivust, võiks nagu rohkem seal andmeid olla, aga põhimõtteliselt on see praegu juba ju tegelikult ju olemas. Kui te olete väga suure töö ära teinud seda kõike ette valmistades ja äkki oleks mõistlik siinkohal ka läbi käia see 4-etapiline plaan, eks ole, et me rääkisime sellest baasinfrastruktuuri, selle eelduste loomisest, aga mis see selline etapiviisiline plaan on, sest et see plaan on hetkel olemas? Jaa, plaan on olemas, et kõigepealt see nulltase või üldse, et seda plaani realiseerida, nagu me alguses rääkisime, et meil on vaja fookust, meil on strateegilist fookust vaja ja kõik algab nagu juhtimisest, kõik algab nagu ülevalt peale, et tehnoloogia innovatsioon peab olema jalgpalliliidu fookuses strateegias ja juurutatud ka struktuuris. Sellel peab olema juhatuse tasandil omanik, kelleks siis Ragnari valituks saamise korral oleksin mina. Ja me peame looma siis ka eraldi struktuuri üksuse jalgpalliliidus, kes siis tegelikult kogu selle programmi hea käekäigu eest siis operatiivtasandil vastutab. Et see on see esimene tase, mis me peame saavutama, et nagu me näeme praegusest jalgpalliliidu ajaloost, et muidu ei juhtu nagu midagi. Ja teine pool ongi siis selle vundamendi rajamine, millest me tegelikult oleme kõige pikemalt siin rääkinud, sellest kaamerasüsteemist ja talendihaldussüsteemist, et kui meil seda ei ole, siis me ei saa mingisugust andmeanalüütikat sinna peale ehitada, sest nagu mainitud, need andmed on igal pool laiali ja tehisintellekti jaoks kõige suurem oht on see, et kui su andmed on ebakvaliteetsed. Kui su alusandmed on ebakvaliteetsed, siis sa saad ka ebakvaliteetseid tulemusi ja järeldusi, mida me ei taha saada. Nii et me peame selle baasinfrastruktuuri läbi tegema selle väga selgelt korda, et meil on need andmed õiged. Ja siis me saame sinna peale ehitada siis andmeanalüütika süsteemi, mis hakkab siis kas meie initseerimisel või siis tehisintellekt ise hakkab meile välja pakkuma siis erinevaid nagu mustreid ja vastavalt sellele, mida me ise siis soovime, näiteks jalgpalli DNA jälgimine ja nii edasi. Aga loomulikult iga tehnoloogilise süsteemi juures ei ole tehnoloogia kõige olulisem on inimene. Ja antud juhul kõige suurema inimmassi moodustavad ju meie treenerid. Ehk siis tegelikult üks oluline etapp, mis tegelikult käib kaasas selle baasinfrastruktuuri tekitamisega, on siis ka treenerite koolitamine seda süsteemi kasutama nii baastasemel kui ka edasi jõudnud tasemel. Et minna sinna andmeanalüütikasse võib-olla ka treenerina siis spetsialiseeruda rohkem siis selliseks treeneriks, kes rohkem, nagu me näeme seal MM-il ja EM-il ka, kes istuvad tahvelarvuti taga ja tegelevad siis andmete analüüsiga. Ja viimane etapp kindlasti, kui meil on olemas baasinfrastruktuur ja meil on olemas siis andmeanalüütika mingil tasemel, siis kindlasti, nagu siin mainitud, see muutub atraktiivseks siis ka teistele organisatsioonidele, et ehitada peale sinna oma lahendusi, ehk siis see katselabori loomine. Ja treeneritel, klubidel seda ei maksa karta, et ühel hetkel pannakse hulk andmeid ja videopilti ette ja siis tuleb hakata improviseerima, et see koolitus ikkagi tagatakse jalgpalliliidu juhatuse poolt ka. Me Eesti riigis räägime sellest selline väljend nagu seamless inglise keeles, et see peab olema kuidagi väga lihtsasti kasutatav ja tegelikult me peame need samad põhimõtted viima kas jalgpalli, et see treeneri jaoks ei tähenda mingit lisaklikke, lisaminutit, lisatunde, mida ta peab sinna panustama. Tema teeb oma tööd ja tegelikult saab sellest süsteemist vastu siis suuremat väärtust, kui ta ise sinna panustab. Ja see on kindlasti mõttemalli muutus ja tugev sellest, et olles, nagu ennem mainisin ka
väga paljude liikmetega kohtunud, kes siis teevad Eestis väga head noortetööd, siis nende esimene reaktsioon on selline, et oota, liiga palju, et need ajad on möödas ja me peame siis koos selle esimese, ma ei oskagi öelda, kuidas seda sõnastada siis, selle esimese äpi alla laadima, seda läbi Jalgpalliliidu toe ja siis sealt hakkavad inimesed ise sõitma, et see on see kindlasti see barjäär või siis betoonsein, millest me peame koos läbi rammima ja siis ma olen kindel, et meil jalgpallis meie võimekus suureneb. See asi peab olema lihtsamini kasutatav kui Google Sheets. Ja siis hakatakse seda kasutama. Sest nagu öeldud, et ega klubid ei istu käed rüppes, nad tegelikult kasutavad erinevaid kättesaadavaid vahendeid. See on umbes nagu nõukogude ajal ei olnud poest midagi saada, siis sa kombineerisid millestki midagi, mida siis kasutada. Et mõnes mõttes see natuke iseloomustab ka praegust olukorda. Kõlab väga ambitsioonikalt see plaan ja absoluutselt teostatavalt ei midagi utoopilist, aga ambitsioonikas sellegipoolest. Ma soovin teile väga palju edu selle plaaniga edasi minnes ja järgmistes episoodides me juba räägime klubide edukatest majandamisest, me räägime ka jalgpallitaristu tulevikust, aga sellest juba edaspidi ja Ragnar Klavani podcast nimega Pealelöök on siis kuulatav nii Spotify's, Apple'i podcastides kui ka YouTube'is.